Praegu, sel hetkel, kui sa seda kuulad, liigub sinu keha läbi ruumi kiirusega üle 100 000 kilomeetri tunnis. Mitte ainult maa pöörlemise tõttu, mitte ainult meie planeedi tiirlemise tõttu ümber päikese, vaid seetõttu, et meie kogu päikesesüsteem lendab läbi galaktika ja sind hoiab elus üks hiiglaslik gaasipall, mis asub 550 miljoni kilomeetri kaugusel. Ilma selleta poleks sa kunagi sündinud. Ilma selleta poleks maa üldse olemas sellisena, nagu me seda tunneme. Aga siin on probleem. Seesama hiiglane, kes sind kaitseb, võib olla ka see, kes sind tapab. Ja ta on seda juba teinud varem. Tema nimi on Jupiter ja tema lugu muudab täielikult sinu arusaama sellest, kuidas meie päikesesüsteem tegelikult töötab. Alustame sellest, mida sa arvatavasti juba tead. Jupiter on suur. Aga kui ma ütlen suur, siis ma ei pea silmas lihtsalt suurt. Ma pean silmas midagi nii massiivset, et see ületab inimese mõistuse piire. Jupiteril on 2 korda rohkem massi kui kõigil teistel planeetidel, kuudel, asteroidel ja komeetidel meie päikesesüsteemis kokku. Kujuta ette, võtad Merkuuri, Veenuse, Maa, Marsi, Saturni, Uraani, Neptuuni, kõik nende kuud, kogu asteroidid vööndi, Kuiperi vööndi, kõik komeedid ja korrutad selle 2. Alles siis saad Jupiteri massi. See pole lihtsalt statistika. See on jõud, mis kujundab reaalsust. Kui vaatad Jupiterile läbi teleskoobi, näed sa gaasihiiglast, mida katavad oranžid ja valged triibud. Suur punane laik, mis on tormi, mis kestab juba üle 300 aasta. Aga see, mida sa ei näe, on palju olulisem. Sa ei näe gravitatsiooni välja, mis ulatub miljonite kilomeetrite kaugusele. Sa ei näe, kuidas see väli painutab ruumi enda ümber, nagu raske kuul venitab kummivaipa. Sa ei näe, kuidas iga asteroid, iga komeet, iga kosmosekilluke, mis liigub läbi välimise päikesesüsteemi, tunneb Jupiteri kohalolekut. Ja siin algab esimene lugu. Lugu sellest, kuidas Jupiter sind päästab. Aastal 1994 juhtus midagi, mida ükski inimene polnud kunagi varem näinud. Astronoomid Eugene ja Caroline Shoemaker koos David Leviga avastasid komeedi, mis kandis hiljem nende nimesid. Shoemaker Levi 9. Aga see polnud tavaline komeet. See oli juba purustatud. 21 tükki, mis venitusid läbi kosmose nagu pärlite kee. Ja kõik need tükid liikusid otse Jupiteri poole. Järgmisel aastal, 1995, kogu maailm jälgis. Esimest korda inimkonna ajaloos nägime, kuidas kosmiline kokkupõrge toimub reaalajas. Üks tükk teise järel sukeldus Jupiteri atmosfääri. Iga plahvatus vabastas energiat, mis võrdus miljonite tuumarelva plahvatusega. Üks löök jättis Jupiterile tumeda laiguga, mis oli suurem kui kogu maa. Kujuta nüüd ette, et see komeet poleks tabanud Jupiterit. Kujuta ette, et see oleks jätkanud oma teekonda sisemisse päikesesüsteemi. Kujuta ette, et üks neist 21 tükist oleks tabanud maa, mitte kogu komeet, lihtsalt üks tükk. Plahvatus oleks kustutanud tsivilisatsiooni. Plahvatus oleks tekitanud globaalse talve, mis kestaks aastaid. Plahvatus oleks võinud lõpetada inimkonna loo enne, kui me jõuaksime kirjutada selle viimase peatükki. Aga Jupiter oli seal. Jupiter võttis löögi vastu. Ja see pole üksikjuhtum. See juhtub kogu aeg. Iga päev, iga tund, iga sekund toimib Jupiter kui kosmiline kilp. Tema gravitatsioon haarab asteroide ja komeete, mis muidu võiksid lennata sisemisse päikesesüsteemi. Mõned neist ta neelab. Teised ta paiskab tagasi välimisse päikesesüsteemi või isegi täiesti välja meie päikesesüsteemist. Arvutused näitavad, et ilma Jupiterita tabatuks maad suured asteroidid umbes 1000 korda sagedamini. 1000 korda. Dinosauruste hävitanud asteroid poleks olnud haruldane katastroof. See oleks olnud tavaline sündmus, mis kordub iga mõnekümne 1000 aasta tagant.
ilma Jupiterita poleks keerulisel elul kunagi olnud aega areneda. Iga kord, kui evolutsioon teeks sammu edasi, tuleks taevas uus surm. Ookeanid aurustuksid, maapind sulaks. Elu alustatuks otsast peale, kui see üldse suudaks alustada. Seega on Jupiter meie kaitsja, meie kosmilise naabruskonna politsei. Hiiglane, kes seisab väravas ja hoiab ära kaose. Aga nüüd ma räägin sulle midagi, mis muudab kogu selle loo. Aastal 2021 avaldas grupp astrofüüsikuid Harvardi-Smithsoniani astrofüüsikakeskusest uuringu, mis raputas meie arusaama Jupiterist. Nad kasutasid uusi arvutisimulatsioonid, mis võtsid arvesse mitte ainult Jupiteri gravitatsiooni, vaid ka selle, kuidas see gravitatsioon mõjutab objektide orbiite pikaajalises perspektiivis. Ja nad avastasid midagi häirivat. Jah, Jupiter peatab mõned asteroidid ja komeedid, aga ta ei peata neid kõiki. Mõnede puhul ta teeb midagi palju hullemat. Ta saadab nad otse meie poole. Kuidas see toimib? Kujuta ette komeeti, mis liigub rahulikult läbi välimise päikesesüsteemi kaugel Neptuuni orbiidist. See komeet poleks kunagi jõudnud Maani. Tema orbiit on stabiilne, ohutu, kahjutu. Aga siis ta läheb liiga lähedale Jupiterile. Mitte nii lähedale, et Jupiter teda neelatuks. Lihtsalt piisavalt lähedale, et tunda gravitatsioonilist tõmmet. Ja see tõmme muudab kõike. Jupiteri gravitatsioon toimib kui kosmilise piljardi kii. Ta ei peata komeeti, ta ei hävita seda, ta lihtsalt muudab selle trajektoori. Ja mõnikord, mitte alati, aga piisavalt sageli, see uus trajektoor viib komeedi otse sisemisse päikesesüsteemi. Otse sinna, kus asuvad kivised planeedid. Otse sinna, kus asub Maa. Harvardi teadlased arvutasid, et umbes 30–40% pikaajaliste komeetidest, mis sisenevad sisemisse päikesesüsteemi, on seal tänu Jupiterile. Mitte vaatamata Jupiterile, tänu Jupiterile. Mõtle sellele hetk. Sama jõud, mis kaitseb sind, on ka jõud, mis ründab sind. Sama hiiglane, kes peatab ühe surmava asteroidi, saadab teise sinu poole. Jupiter pole lihtsalt kilp, ta on ka relv. Ja lugu muutub veelgi tumedamaks. Vaata nüüd Marsi ja Jupiteri vahele. Seal, kus peaks olema planeet, on ainult killud. Miljonid killud. Asteroidid vöönd. Piirkond, mis on täis kive, mis tiirlevad ümber päikese. Liiga väikesed, et olla planeedid, liiga paljud, et olla juhuslikud. Astronoomid on juba üle sajandi küsinud, miks seal pole planeeti, miks on seal ainult rusud. Üks teooria, mis on saanud üha rohkem tõendeid, ütleb, seal oli planeet. Või vähemalt oli seal materjal, millest oleks võinud saada planeet. Aga Jupiter ei lubanud sellel juhtuda. Kui meie päikesesüsteem oli noor, umbes 4,5 miljardi aasta eest, oli seal tolmu ja kiviketas, millest moodustusid planeedid. Merkuur, Veenus, Maa, Marss. Kõik nad kasvasid sellest materjalist. Ja Marsi ja Jupiteri vahel oli piisavalt materjali veel ühele planeedile. Võib-olla isegi suuremale kui Maa. Aga Jupiter oli juba seal. Ja Jupiter oli juba hiiglaslik. Tema gravitatsioon ei lasknud sellel materjalil rahulikult koonduda. Iga kord, kui kaks kivi üritasid kokku põrgata ja moodustada suuremat objekti, tuli Jupiteri gravitatsioonilaine ja kiskus nad lahku. Iga kord, kui väike planeet Eesimaal hakkas kasvama, muutis Jupiter selle orbiidi nii, et see ei saanud kunagi täisnurka, et see põrkas teiste vastu liiga suure kiirusega. Mitte et liituda, vaid et puruneda. Ja nii aastate miljonite jooksul jäi Marsi ja Jupiteri vahele mitte planeet, vaid surnuaed. Killud sellest, mis oleks võinud olla. Asteroidid vöön pole looduslik moodustis, see on mõrvapaik. Mõned teadlased lähevad veelgi kaugemale. Nad väidavad, et seal oli juba planeet, 5. kivis planeet, suurem kui Marss,
ja Jupiter hävitas selle. Mitte otsese kokkupõrkega, vaid gravitatsioonilise piinamise kaudu, mis kestis miljoneid aastaid, kuni see planeet lühenes. Kas see on tõsi? Me ei tea kindlalt, aga tõendid muutuvad üha tugevamaks. Ja kui see on tõsi, siis Jupiter pole lihtsalt kaitsja ega ründaja. Ta on hävitaja, planeetide tapja. Aga enne kui sa hakkad Jupiterit vihkama, pead sa mõistma midagi olulist. Jupiter ei ole ei hea ega halb. Ta lihtsalt on. Kosmos ei tunne moraali. Gravitatsioon ei küsi luba. Jupiteri mass painutab ruumi ja see painutus mõjutab kõike tema läheduses. Mõnikord see päästab, mõnikord see tapab. Aga Jupiter ise ei tee valikuid. Ta ei otsusta, keda kaitsta ja keda hävitada. Ta lihtsalt eksisteerib ja tema eksistents kujundab kõike ümber. Ja siin on kõige sügavam tõde. Ilma Jupiterita poleks maad. Mitte sellepärast, et ta meid kaitseb, kuigi ta seda teeb, vaid sellepärast, et tema olemasolu kujundas kogu päikesesüsteemi struktuuri. Kui päikesesüsteem moodustus, oli Jupiter esimene planeet, mis saavutas oma täieliku suuruse. Tema gravitatsioon tõmbas kokku gaasi ja tolmu kiiremini kui ükski teine objekt. Ja kui ta oli piisavalt suur, hakkas ta mõjutama kõike muud. Ta määras, kus teised planeedid võivad moodustuda. Ta määras, kui palju materjali jääb sisemisse päikesesüsteemi. Ta määras, millised orbiidid on stabiilsed ja millised mitte. Ilma Jupiterita võiks maa olla hoopis teises kohas, või ta ei pruugiks üldse eksisteerida, või ta võiks olla gaasihiiglane nagu Jupiter ise, või ta võiks olla jääkülm kivi nagu Marss. Jupiter ei loonud maad, aga ta lõi tingimused, milles maa sai tekkida. Ja nüüd, miljardeid aastaid hiljem, jätkab ta sama rolli. Ta kaitseb meid, ta ründab meid. Ta kujundab meie saatust, ilma et ta seda teaks või hooliksid. Mõtle sellele, kui vaatad järgmine kord öötaevasse ja näed eredat punkti, mis on Jupiter. See punkt pole lihtsalt planeet. See on jõud, mis on kujundanud sinu eksistentsi. See on põhjus, miks sa oled siin. Ja see on ka põhjus, miks sa võid ühel päeval kaduda. Aga lugu ei lõpe siia, sest on veel üks küsimus, mis muudab kõike. Kas Jupiter on alati olnud seal, kus ta praegu on? Ja vastus on ei. Aastal 2005 pakkusid teadlased Alessandro Morbidelli, Rodney Combs, Harold Levison ja Kleomenis Tsiganis välja teooria, mida nimetatakse nüüd Nizza mudeliks, nime järgi Prantsuse linna, kus nad töötasid. See teooria väidab midagi radikaalset. Jupiter ei moodustunud seal, kus ta praegu on. Ta moodustus palju lähemal päikesele ja siis ta rändas. Jah, planeedid võivad rännata. Nad ei ole kinnitatud oma kohtadele nagu pildid seinal. Nad on dünaamilised objektid, mille orbiidid võivad muutuda gravitatsiooniliste interaktsioonide tõttu. Nizza mudeli järgi, kui päikesesüsteem oli noor, umbes 600 miljoni aasta vanune, algas midagi dramaatilist. Jupiter ja Saturn sattusid gravitatsioonilisse resonantsi. Nende orbiidid hakkasid mõjutama üksteist rütmiliselt, nagu kaks kiiget, mis liiguvad sünkroonis. Ja see resonants tekitas kaose. Jupiter hakkas liikuma sissepoole, päikese poole. Saturn hakkas liikuma väljapoole ja kui nad liikusid, lõhkusid nad kõik stabiilsed orbiidid enda ümber. Tuhanded väikesed objektid, planetesimaalid, komeedid, asteroidid paisati igas suunas. Mõned neist põrkusid planeetidega, teised paisati välja päikesesüsteemist. Ja mõned neist jõudsid sisemisse päikesesüsteemi, kus nad pommitasid noori kiviplaneete. See periood on tuntud kui hiline, raske pommitamine. Umbes 4 miljardit aastat tagasi, kui maa oli juba moodustunud, aga elu polnud veel alanud, sadas taevas surma. Asteroidid ja komeedid tabasid maad tuhandeid kordi. Ookeanid võisid aurustuda ja siis taas kondenseeruda. Maapind sulas ja tardus uuesti. Kuu, mis oli alles hiljuti moodustunud maa ja teise planeedi kokkupõrkest, sai oma iseloomulikud kraatrid. Kraatrid, mida me näeme siiani. Ja kõik see juhtus
sest Jupiter rändas. Aga siis juhtus midagi, mis päästis Maa. Jupiter peatus. Tema sissepoole liikumine aeglustus ja lõpuks pöördus ümber. Ta hakkas liikuma tagasi väljapoole, kuni ta jõudis oma praegusele orbiidile umbes 780 miljonit kilomeetri kaugusele Päikesest. Miks ta peatus? Sest Saturn ja teised välimised planeedid toimisid kui ankrud. Nende gravitatsioon tõmbas Jupiterit tagasi ja kui Jupiter stabiliseerus ka kogu Päikesesüsteem. Hiline raske pommitamine lõppes, asteroidide vihm vaibus ja Maal oli lõpuks rahu, piisavalt rahu, et elu saaks tekkida. Aga kujuta ette, kui Jupiter poleks peatunud. Kujuta ette, kui ta oleks jätkanud oma liikumist sissepoole. Ta oleks jõudnud Marsi orbiidile, siis Maa orbiidile. Tema gravitatsioon oleks hävitanud kõik kivised planeedid. Maa oleks kas neelatud Jupiteri poolt või paisatud välja Päikesesüsteemist külmunud kivi, mis triivib läbi tühimiku. Me eksisteerime, sest Jupiter peatus õigel ajal õiges kohas. Ja see toob meid tagasi algse küsimuse juurde. Kas Jupiter on kaitsja või tapja? Vastus on, ta on mõlemad. Ja ta on ka midagi enamat. Jupiter on jõud. Puhta gravitatsiooni kehastus. Ta ei ole sinu sõber ega vaenlane. Ta on lihtsalt seal, massiivne ja ükskõikne, ja tema olemasolu määrab, mis on võimalik ja mis mitte. Kui sa vaatad Jupiterile, vaatad sa peeglit. Mitte seetõttu, et Jupiter sarnaneks sinuga, vaid seetõttu, et ta näitab sulle, kuidas universum tegelikult töötab. Ilma kavatsuseta, ilma eesmärgita. Lihtsalt jõudude mäng, mis loob ja hävitab, kaitseb ja ründab, kõik samaaegselt. Ja kõige imelisem on see, me oleme siin, selle jõudude mängu keskel, piisavalt kaua elanud, et seda mõista. Aga mis juhtus teiste planeetidega, kui Jupiter rändas? Kujuta ette Päikesesüsteemi kui keerukat mehhanismi, kus iga hammasratas on täpselt õiges kohas. Nüüd võta üks suurimaid hammasrattaid ja liiguta seda. Mitte aeglaselt, mitte ettevaatlikult, vaid järsult, jõuliselt, nagu keegi lööks haamriga kellale seestpoolt. Mis juhtub? Kogu mehhanism läheb sassi. Osad purunevad, teised lennavad minema ja mõned, ainult mõned, leiavad uue tasakaalu. See on täpselt see, mis juhtus, kui Jupiter hakkas liikuma. Alustame Saturnist, sest ilma Saturnita poleks Jupiteri lugu võimalik. Saturn pole lihtsalt teine gaasihiiglane, ilus planeet rõngastega, mida lapsed armastavad joonistada. Saturn on Jupiteri vend, tema partner kosmilises tantsis ja nende suhe määras meie Päikesesüsteemi saatuse. Kui Jupiter hakkas liikuma sissepoole Päikese suunas, ei liikunud ta üksi. Tema gravitatsioon mõjutas Saturni ja Saturni gravitatsioon mõjutas Jupiterit. Nad olid nagu kaks tantsijat, kes haaravad üksteisest kinni ja hakkavad pöörlema. Üha kiiremini, üha jõulisemalt, kuni kogu saal neid tunneb. Nitsa mudeli arvutused näitavad, et umbes 600 miljonit aastat pärast Päikesesüsteemi sündi sattusid Jupiter ja Saturn gravitatsioonilisse resonantsi 1,2. See tähendab, et iga kord, kui Saturn tegi 2 tiiru ümber Päikese, tegi Jupiter täpselt 5 tiiru. Nende orbidid hakkasid rütmiliselt üksteist tugevdama, nagu laps kiigel, kes saab tõuget täpselt õigel hetkel. Ja see resonants oli nagu pomm, mis plahvatas aegluubis. Esimesed, kes kannatada said, olid väikesed objektid. Planetesimaalid, mis tiirlesid välimises Päikesesüsteemis. Seal, kus praegu on Kuiperivöönd ja hajutatud ketas, oli kunagi tihe piirkond, täis jääst ja kivist objekte, igaüks mõnest kilomeetrist kuni mitme tuhande kilomeetrini läbimõõdus. Need objektid olid stabiilsed. Nad tiirlesid rahulikult oma orbiitidel kaugel Päikesest, külmad ja muutumatud. Kuni Jupiter ja Saturn hakkasid tantsima.
Nende gravitatsioonilised lained levisid läbi välimise päikesesüsteemi nagu tsunami läbi ookeani. Üks objekt teise järel kistis oma orbiidilt. Mõned neist paisati sisemisse päikesesüsteemi. Teised paisati täiesti välja päikesesüsteemist. Külmunud kivid, mis triivivad nüüd läbi tähtede vahelise ruumi. Miljoneid aastaid kaugel lähimast tähe. Ja mõned, kõige õnnetumad, põrkusid otse planeetidega. See oli hilise raske pommitamise algus. Aga see polnud lihtsalt juhuslik asteroidide vihm. See oli süsteemne hävitamine, mida põhjustas kahe hiiglase tants. Mõtle selle ulatusele. Arvutused näitavad, et hiline raske pommitamine kestis umbes 200 miljoni aasta jooksul. 200 miljoni aasta jooksul sadas Maale ja teistele sisemistele planeetidele pidev vihm kosmilisest surmast. Mõned löögid olid väikesed, asteroidid mõne kilomeetri läbimõõduga, mis tekitasid kraatrid ja kohalikke hävinguid. Teised olid massiivsed, objektid suurusega väikesed kuud, mis tabasid Maad sellise jõuga, et kogu planeedi pind sulas. Kuu, meie Kuu, sai enamiku oma nähtavatest kraatritest just sel perioodil. Kui vaatad Kuud täiskuu ajal, näed sa tumedaid laike, merebasseini, vihmabasseini, selguse basseini. Need pole mered, need on armid. Iga üks neist on koht, kus asteroid või komeet tabas Kuud sellise jõuga, et see murdis läbi kivise koore ja lasi välja sulanud kivi, mis täitis hiiglaslikud kraatrid. Ja kui Kuu sai nii palju tabamuseid, siis Maa sai veel rohkem. Maa on suurem. Maa gravitatsioon on tugevam. Maa on nagu märklaud, mis tõmbab ligi kõike, mis lendab lähedalt mööda. Aga siin on paradoks. Hiline raske pommitamine võis olla see, mis tõi Maale elu. Kuidas? Sest need asteroidid ja komeedid ei toonud ainult hävingut. Nad tõid ka vett. Nad tõid orgaanilisi molekule. Nad tõid kõiki neid koostisosi, millest elu vajab, et tekkida. Mõned teadlased usuvad, et Maa varajased ookeanid aurustusid hilise raske pommitamise ajal täielikult. Planeet muutus põrguks. Sulanud kivipind, aurustunud vesi, atmosfäär, mis oli täis mürgiseid gaase. Aga siis, kui pommitamine jätkus, hakkasid komeedid tooma uut vett. Miljonid komeedid, igaüks täis jääd, mis sulas ja langes Maa pinnale vihmana. Ja aeglaselt, väga aeglaselt, hakkasid ookeanid taas moodustuma. Ja kui ookeanid olid tagasi, oli seal ka midagi muud. Orgaanilised molekulid, keerulised süsinikuühendid, mis olid pärit komeetidest ja asteroididest. Need molekulid kogunesid ookeanide sügavustesse, segunesid, reageerisid ja ühel hetkel, me ei tea täpselt millal ega kuidas, muutusid nad elavaks. Seega hiline raske pommitamine ei tapnud elu. See lõi tingimused, milles elu sai tekkida. Ja kõik see juhtus, sest Jupiter ja Saturn tantsisid. Aga mis juhtus Uraanuse ja Neptuniga? Siin lugu muutub veelgi veidramaks, sest Uraan ja Neptun, need kaks jäähiiglast, mis tiirlevad päikesesüsteemi äärealadel, nii kaugel, et päike näeb välja nagu ere täht, ei moodustunud seal, kus nad praegu on. Nad moodustusid palju lähemal. Ja siis Jupiter ja Saturn paistsid nad minema. Jah, sa kuulsid õigesti. 2 planeeti, igaüks umbes 15 korda massiivsem kui Maa, paisati nagu piljardipallid üle miljardite kilomeetrite. Nitsa mudeli järgi moodustusid Uraan ja Neptun algselt Saturni ja Jupiteri vahel või vahetult nende taga. Seal oli rohkem materjali, rohkem gaasi ja tolmu, millest nad said kasvada. Aga kui Jupiter hakkas liikuma sissepoole ja Saturn väljapoole, muutus kogu piirkond ebastabiilseks. Uraan ja Neptun ei suutnud jääda oma algsetele orbiitidele. Jupiteri ja Saturni gravitatsioon tõukas neid üha kaugemale, nagu tuul puhub lehti üle tee. Ja kui nad liikusid väljapoole, lõhkusid nad kõik oma teel. Nad läbisid tihedast planetesimaalide piirkonnast, seda sama piirkonda, mis põhjustas hilise raske pommitamise.
Iga kord, kui Uraan või Neptun möödus planetesimaalide rühmast, paiskas tema gravitatsioon neid igas suunas. Mõned lendasid sisemisse päikesesüsteemi, teised lendasid välja päikesesüsteemist ja mõned jäid tiirlemisele uutele orbiitidele, moodustades selle, mida me nüüd nimetame Kuiperi vööndiks. Aga siin on kõige hämmastavam detail. Uraan ja Neptun võisid vahetada kohti. Jah, mõned NITSA mudeli versioonid näitavad, et planeet, mis on praegu Uraan, moodustus algselt kaugemal kui planeet, mis on praegu Neptun. Aga gravitatsiooniliste interaktsioonide käigus möödusid nad üksteisest ja vahetasid orbiite. Uraan, mis oli kaugemal, tuli lähemale, Neptun, mis oli lähemal, läks kaugemale. Kujuta ette seda, 2 hiiglaslikku planeeti, iga üks läbimõõduga üle 50 000 kilomeetri, mööduvad üksteisest kosmoses nagu 2 laeva öösel. Nende gravitatsioonid tõmbavad üksteist, painutavad üksteise orbiite ja kui nad on möödunud, on nad vahetanud kohti. Kas see tõesti juhtus? Me ei tea kindlalt, aga arvutused näitavad, et see on võimalik. Ja see seletaks mõningaid veidraid asju Uraani ja Neptuuni kohta. Näiteks seda, miks Neptunil on rohkem massi kui Uraanil, kuigi ta on kaugemal, kus peaks olema vähem materjali. Aga ükskõik, kas nad vahetasid kohti või mitte, on üks asi kindel. Uraan ja Neptun on pagulased. Nad ei ole seal, kus nad sündisid. Nad on seal, kuhu Jupiter ja Saturn nad saatsid. Ja nüüd, miljardeid aastaid hiljem, tiirlevad nad vaikides päikesesüsteemi äärealadel, külmad ja kauged, nagu kuningad eksiilis. Aga lugu ei lõpe siia, sest on veel üks planeet, millest me peame rääkima. Planeet, mis kannatas kõige rohkem. Planeet, mis võis kunagi olla sarnane Maale, aga muutus põrguks. Marss. Vaata Marssi täna. Väike punane planeet, pool maa suurusest, külm ja kuiv, kaetud tolmuga, mille atmosfäär on nii õhuke, et vesi ei saa seal vedelana eksisteerida. Kui sa seisaksid Marsi pinnal, näeksid sa kõrbe, mis ulatub horisondi taha, kraatritega kaetud maastikku, mis näeb välja nagu surnud maailm. Aga Marss polnud alati selline. Umbes 4 miljardit aastat tagasi, enne hilist rasket pommitamist, oli Marsil tihedam atmosfäär. Tal olid jõed, tal olid järved, tal võisid olla isegi ookeanid. Tõendid on selged. Marsi pinnal on kuivanud jõesängid, deltaad, setted, mis moodustusid vee all. Marsil oli kunagi vesi. Ja kus on vesi, seal võib olla elu. Aga siis juhtus midagi. Marsi atmosfäär kadus. Tema magnetväli kadus. Tema vesi aurustus või külmus. Ja planeet, mis võis olla elu kodu, muutus surnud kõrbeks. Mis juhtus? Üks teooria ütleb Jupiter. Mitte otseselt, Jupiter ei tabanud Marssi. Aga Jupiteri ränne muutis kogu sisemise päikesesüsteemi dünaamikat. Kui Jupiter liikus sissepoole ja siis tagasi väljapoole, muutis tema gravitatsioon Marsi orbiiti. Marsi orbiit muutus ekstsentriilisemaks. See tähendab, et vahemaa Päikese ja Marsi vahel hakkas rohkem varieeruma. Mõnikord oli Marss lähemal Päikesele, mõnikord kaugemal. Ja see muutus oli piisav, et destabiliseerida Marsi kliima. Kui planeet tiirles stabiilsel, peaaegu ringikujulisel orbiidil, on tema kliima stabiilne. Aga kui orbiit muutub ekstsentriiliseks, hakkab kliima kõikuma. Mõnikord on planeet piisavalt soe, et vesi saaks vedelana eksisteerida. Mõnikord on ta liiga külm ja vesi külmub. Ja iga kord, kui vesi külmub ja sulab, kaotab planeet osa oma atmosfäärist. Ja siis tuli hiline, raske pommitamine. Asteroidid ja komeedid, mida Jupiter ja Saturn olid paisanud sisemisse päikesesüsteemi, hakkasid tabamat Marssi. Iga tabamus eemaldas osa atmosfäärist. Iga tabamus hävitas osa pinnast. Ja aeglaselt, väga aeglaselt, muutus Marss selleks, mis ta täna on. Aga siin on kõige kurvem osa. Marss oli liiga väike, et end kaitsta.
Maa sai ka tabamuseid. Maa kaotas ka osa oma atmosfäärist. Aga Maa oli piisavalt suur, et tema gravitatsioon hoiaks atmosfääri alles. Maa oli piisavalt suur, et tema sisemus jääks kuumaks, hoides magnetvälja, mis kaitseb atmosfääri päikesetuule eest. Maa oli piisavalt suur, et üle elada. Marss polnud. Marss oli liiga väike ja ta kaotas kõik. Mõtle sellele, mida see tähendab. Kui Jupiter poleks rändanud, kui hiline raske pommitamine poleks juhtunud, võiks Marss olla täna elus planeet. Seal võiksid olla ookeanid. Seal võiks olla elu. Seel võiks olla tsivilisatsioon, mis vaatab läbi teleskoobi Maale ja küsib, kas seal on keegi. Aga selle asemel on Marss surnud. Ja põhjus on Jupiter. Ja siin me jõuame tagasi algse küsimuse juurde, aga nüüd sügavamal tasandil. Kas Jupiter on kaitsja või tapja? Vastus on, ta on mõlemad. Aga mitte nii, nagu sa arvad. Jupiter ei kaitse Maad, sest ta hoolib Maast. Jupiter ei tapnud Marssi, sest ta vihkas Marssi. Jupiter lihtsalt eksisteerib ja tema eksistents loob jõudude välja, mis mõjutab kõike. Mõnikord see jõudude väli päästab, mõnikord see hävitab. Aga Jupiter ise ei tee valikuid. Ja see on kõige sügavam õppetund, mida Jupiter meile õpetab. Universum ei ole loodud sinu jaoks. See pole loodud kellegi jaoks, see lihtsalt on. Planeedid ei tiirle oma orbiitidel, sest keegi pani nad sinna. Nad tiirlevad seal, sest gravitatsioon ja liikumine jõudsid tasakaalu. Maa ei ole õiges kohas, et elu saaks eksisteerida. Maa on lihtsalt kohas, kus ta on. Ja elu kohandus selle kohaga. Ja Jupiter? Jupiter on seal, kus ta on, sest tema mass ja liikumine ja teiste planeetide gravitatsioon jõudsid tasakaalu. Kui see tasakaal oleks olnud teissugune, oleks Jupiter teises kohas. Ja kui Jupiter oleks teises kohas, poleks Maad. Või oleks Maa, aga mitte selline, nagu me seda tunneme. Me eksisteerime tänu juhusele. Tänu sellele, et Jupiter peatus õiges kohas. Tänu sellele, et Maa oli piisavalt suur, et üle elada. Tänu sellele, et hiline raske pommitamine tõi vett ja orgaanilisi molekule, mitte ainult hävingut. Aga see juhus pole müstiline, see pole saatus. See on lihtsalt statistika. Miljardid tähed, miljardid planeedid, miljardid võimalikud kombinatsioonid. Enamikus neis kombinatsioonides ei teki elu, aga mõnes tekib ja me oleme ühes neist mõnes. Ja nüüd, kui me seda mõistame, saame küsida järgmise küsimuse. Mis juhtub edasi? Sest Jupiter ei ole lõpetanud. Ta jätkab oma mõju avaldamist. Iga päev, iga tund, iga sekund mõjutab tema gravitatsioon asteroide ja komeete. Mõned neist ta peatab. Teised ta saadab meie poole. Ja me ei tea kunagi, millal järgmine tuleb. Aastal 2013, veebruari 15. päeval, plahvatas Tšeljabinski kohal Venemaal meteor. See polnud suur, ainult umbes 18 meetrit läbimõõdus. Aga kui ta plahvatas atmosfääris, vabastas ta energiat, mis võrdus umbes 500 000 tonni TNT-d. Lööklaine purustus aknaid üle 6 linna. Üle 1000 inimese sai vigastada. Ja me ei näinud seda tulevat. Mitte seetõttu, et me ei vaadanud, vaid seetõttu, et ta tuli päikese suunast ja me ei saanud teda näha päikese valguse tõttu. See oli väike meteor. Kujuta ette suurt. Aastal 2022 möödus Maast asteroid nimega 2022 EB5. Ta möödus umbes 300 000 kilomeetri kaugusel, vähem kui vahemaa Maa ja Kuu vahel. Ta oli umbes 50 meetrit läbimõõdus. Kui ta oleks tabanud Maad, oleks plahvatus olnud 1000 kordi võimsam kui Tšeljabinski meteor. Ja me avastasime ta ainult 2 päeva enne möödumist. 2 päeva. Kujuta ette, kui ta oleks olnud kokkupõrke kursil. 2 päeva, et valmistuda lõpuks. Ja siin on tõde. Selliseid objekte on tuhandeid,
10 000. Enamikku neist me ei tea. Nad tiirlevad seal väljas, nähtamatud, vaikivad ja mõned neist on kokkupõrkekursil maaga. Mitte täna, mitte homme, aga ühel päeval. Ja Jupiter? Jupiter jätkab oma tööd. Ta peatab mõned, ta saadab teised meie poole. Ja me ei tea kunagi, milline tuleb järgmisena. Aga siin on ka lootus. Me õpime. Me ehitame teleskoope, mis jälgivad taevast. Me arvutame orbiite. Me planeerime missioone, et suunata asteroide ümber. Esimest korda inimkonna ajaloos me ei ole lihtsalt ohvrid. Me saame olla tegijad. Aastal 2022 saatis NASA missiooni nimega DART, Double Asteroid Redirection Test. Selle eesmärk oli lihtne. Tabada väikest asteroidi ja muuta selle orbiiti. Ja see õnnestus. Esimest korda inimkond muutis taevakeha orbiiti. See oli väike samm. Asteroid, mida me tabasime, polnud oht. Aga see oli tõestus, et me suudame. Kui ühel päeval tuleb päris oht, on meil vähemalt võimalus. Ja see on kõige sügavam muutus, mis on toimunud viimase 100 aasta jooksul. Me ei ole enam ainult vaatlejad. Me ei ole enam ainult ohvrid. Me oleme muutunud osaks jõudude mängust, mis kujundab päikesesüsteemi. Jupiter on jõud, aga nüüd oleme ka meie jõud. Väike jõud, jah. Võrreldes Jupiteriga oleme me nagu tolmukübemed. Aga me oleme tolmukübemed, kes mõtlevad. Tolmukübemed, kes arvutavad. Tolmukübemed, kes ehitavad rakette ja muudavad asteroidide orbiite. Ja kes teab, võib-olla 1 000 000 aastat tulevikus, kui meie järglased, ükskõik mis nad siis ka ei ole, vaatavad tagasi, näevad nad meie aega kui hetke, mil elu muutus passiivsest aktiivseks. Hetke, mil elu lõpetas lihtsalt reageerimise ja hakkas kujundama oma saatust. Aga praegu, sel hetkel, oleme me endiselt Jupiteri mõju all. Ja me jääme sinna veel miljardeid aastaid. Sest Jupiter ei kao kuhugi. Ta jätkab oma tiiru ümber päikese, massiivne ja ükskõikne, kujundades orbiite, peatades asteroide, saates komeete, hävitades ja kaitstes, kõik samaaegselt. Ja iga kord, kui vaatad öötaevasse ja näed seda eredat punkti, mis on Jupiter, mõtle sellele. See punkt on põhjus, miks sa oled siin. Ja see punkt on ka põhjus, miks sa võid ühel päeval kaduda. Aga kuni see päev ei ole tulnud, meil on aega. Aega õppida, aega valmistuda, aega muutuda millekski enamat kui lihtsalt ohvrid kosmilises mängus. Ja võib-olla, lihtsalt võib-olla, meil on aega muutuda jõuks, mis on võrdne Jupiteriga. Mitte massi poolest, mitte gravitatsiooni poolest, vaid mõistmise poolest. Sest lõpuks on mõistmine ainus jõud, mis suudab muuta saatust. Aga mis siis, kui Jupiter poleks üldse olemas? See pole lihtsalt mõtteline küsimus. See on võti kogu loo mõistmiseks. Sest kui sa tahad mõista, mis midagi tegelikult on, pead sa kujutlema maailma, kus seda pole. Kujuta ette päikesesüsteemi ilma Jupiterita. Päike on seal. Merkuur, Veenus, Maa, Marss. Kõik kivised planeedid on seal. Aga seal, kus peaks olema Jupiter, 550 miljoni kilomeetri kaugusel päikesest, on ainult tühjus. Võib-olla mõned väikesed asteroidid, võib-olla tolmupilv, aga mitte hiiglast. Mis juhtuks? Esimene asi, mis muutuks. Asteroidid vöönd ei eksisteeri. Mitte sellisel kujul, nagu me seda tunneme. Ilma Jupiteri gravitatsioonita oleks materjal Marsi ja Saturni vahel rahulikult koondunud. Aeglaselt, miljonite aastate jooksul oleksid väiksemad kivid põrganud kokku ja moodustanud suuremaid. Suuremad oleksid tõmmanud ligi väiksemaid ja lõpuks, võib-olla 100 miljoni aasta pärast, võib-olla 200 miljoni, oleks seal olnud planeet. 5. kivisplaneet. Suurem kui Marss. Võib-olla isegi suurem kui Maa. Kujuta seda planeeti ette. Nimetame teda Feetoniks, Vana-Kreeka müüdi järgi. Poiss, kes üritas juhtida päikesevankrit
ja kukkus alla. Phaeton tiirles oma orbiidil, stabiilne ja rahulik, kaetud kivide ja võib-olla jääga. Tal võis olla atmosfäär, tal võisid olla ookeanid, tal võis olla elu. Aga Phaetonit pole. Selle asemel on miljonid killud, mis tiirlevad seal, kus ta oleks võinud olla. Ja põhjus on Jupiter. Teine asi, mis muutuks, komeedid. Ilma Jupiterita oleks komeetide liikumine täiesti teistsugune. Komeedid, mis praegu paisatakse sisemisse päikesesüsteemi Jupiteri gravitatsiooni poolt, jääksid rahulikult välimisse päikesesüsteemi. Ja komeedid, mis praegu paisatakse välja päikesesüsteemist, jääksid tiirlemisele. See tähendab vähem komeete sisemises päikesesüsteemis, vähem tabamuseid, vähem ohtu. Aga see tähendab ka vähem vett, vähem orgaanilisi molekule, vähem koostisosi, millest elu vajab. Mõtle sellele paradoksile. Jupiter toob surma, aga ta toob ka elu. Ta saadab komeete, mis võivad meid tappa, aga need samad komeedid tõid vee, ilma milleta me ei eksisteeri. Kolmas asi. Välimised planeedid. Ilma Jupiterita poleks Saturnil kedagi, kellega tantsida, poleks resonantsi, poleks Nitsa mudelit. Uraan ja Neptuun jääksid sinna, kus nad moodustusid, lähemal päikesele, stabiilsetele orbiitidele. Ja välimises päikesesüsteemis, seal kus praegu on Kuiperi vöönd, oleks hoopis midagi muud. Võib-olla veel üks planeet, võib-olla mitu. Ja neljas asi, kõige olulisem. Maa ise. Ilma Jupiterita oleks Maa orbiit teissugune. Mitte drastiliselt teissugune, aga piisavalt, et muuta kõike. Maa võiks olla veidi lähemal päikesele või veidi kaugemal. Tema orbiit võiks olla veidi ekstsentriilisem või veidi ringikujulisem. Ja need väikesed erinevused muudaksid kliima, muudaksid temperatuuri, muudaksid tingimusi, milles elu sai tekkida. Võib-olla oleks elu ikkagi tekkinud, aga see poleks olnud sama elu. See poleks viinud sinuni. Seega vastus küsimusele, mis juhtuks, kui Jupiterit poleks, on sind poleks. Mitte sind isiklikult, mitte inimkonda, mitte imetajaid, mitte selgroogseid, võib-olla mitte isegi keerulist elu üldse. Jupiter ei ole lihtsalt planeet. Ta on tingimus. Ta on osa võrrandist, mis viis sinuni. Aga nüüd pöörame küsimuse ümber. Mis siis, kui Jupitereid oleks rohkem? Sest meie päikesesüsteem pole ainus. Seal väljas, teiste tähtede ümber, on tuhandeid teisi planeete. Ja mõned neist on nagu Jupiter, aga mitte päris. Esimene eksoplaneet, planeet teise tähe ümber, avastati aastal 1995. Tema nimi oli 51 Pegasi B ja ta oli šokeeriv. 51 Pegasi B on gaasihiiglane, sarnane Jupiterile. Aga ta ei tiirle kaugel oma tähest, nagu Jupiter tiirles kaugel päikesest. Ta tiirles uskumatult lähedal. Nii lähedal, et tema aasta kestab ainult 4 päeva. 4 päeva. Maa teeb tiiru ümber päikese 365 päevaga. Jupiter teeb tiiru 12 aastat. Aga 51 Pegasi B teeb tiiru 4 päeva. Astronoomid nimetasid selliseid planeete kuumadeks Jupiteriteks ja nad avastasid, et neid on palju. Väga palju. Esimesed eksoplaneedid, mida me leidsime, olid peaaegu kõik kuumad Jupiterid. Miks? Mitte seetõttu, et neid on kõige rohkem, vaid seetõttu, et neid on kõige lihtsam avastada. Suur planeet, mis tiirles lähedal oma tähele, põhjustab suuri mõjusid. Ta tõmbab tähte enda poole, paneb tähe kõikumist ja me saame seda kõikumist mõõta. Või ta möödub tähe eest ja blokeerib osa tähe valgusest ja me saame seda hämaramaks muutumist mõõta. Aga kui me avastasime kuumad Jupiterid, tekkis küsimus. Kuidas nad sinna said? Planeedid ei saa moodustuda nii lähedal oma tähele. Seal on liiga kuum. Gaas ei saa kondenseeruda. Tolm ei saa koonduda. Teooria ütleb, et gaasihiiglased peavad moodustuma kaugel tähest. Seal, kus on piisavalt külm, et jää ja gaas saavad kokku tulla.
Seega kuumad Jupiterid ei moodustunud seal, kus nad praegu on. Nad moodustusid kaugel ja siis rändisid sissepoole. Aga miks nad ei peatunud? Miks nad ei jäänud sinna, kus meie Jupiter peatus? Vastus on, neil polnud Saturni. Meie Jupiter peatus, sest Saturn tõmbas teda tagasi. Nende gravitatsioonilised interaktsioonid stabiliseerusid. Aga kuumatel Jupiteritel polnud kedagi, kes neid peataks. Nad jätkasid liikumist sissepoole, üha lähemal ja lähemal oma tähele, kuni nad jõudsid nii lähedale, et nende orbiit stabiliseerus tähe enesegravitatsiooni ja passivu jõudude tõttu. Ja kui nad liikusid sissepoole, hävitasid nad kõik oma teel. Kujuta ette väikest kivisplaneeti, sarnast maale, mis tiirles rahulikult oma tähe elutsoonides. Piirkonnas, kus temperatuur on õige, et vesi saaks vedelana eksisteerida. Seal võis olla elu. Seal võis olla tsivilisatsioon. Seal võis olla keegi, kes vaatas tähtede poole ja küsis, kas me oleme üksi? Ja siis tuli kuum Jupiter. Tema gravitatsioon muutis väikese planeedi orbiiti, tõukas seda lähemale tähele või kaugemale või lihtsalt tegi orbiidi nii ebastabiilseks, et planeet põrkas teiste planeetidega kokku või paiskus täiesti välja süsteemist. Ja kui kuum Jupiter jõudis oma lõplikule orbiidile väga lähedal tähele, polnud seal enam ühtegi kivisplaneeti. Ainult hiiglane, mis tiirles üksi, kuumas ja tühjas süsteemis. See on teine nägu Jupiterist. Mitte kaitsja, mitte isegi ründaja, vaid hävitaja. Planeetide tapja, kes ei jäta midagi järele. Ja siin on kõige häiriv mõte. Meie Jupiter oleks võinud olla kuum Jupiter. Kui Saturni poleks olnud, kui resonants poleks tekkinud õigel ajal, kui gravitatsioonilised interaktsioonid oleksid olnud veidi teistsugused, Jupiter oleks jätkanud oma liikumist sissepoole. Ta oleks möödunud Marsist, siis Maast, siis Veenusest ja lõpuks oleks ta jõudnud Merkuuri orbiidile või isegi lähemal. Ja kõik kivised planeedid hävitatud, neelatud, välja paisatud, kadunud. Me eksisteerime, sest Jupiter peatus, aga ta oleks võinud mitte peatuda. Ja see toob meid tagasi algse küsimuse juurde, aga nüüd kosmilisel skaalal. Kui palju päikesesüsteeme on hävitatud kuumade Jupiterite poolt? Me ei tea, aga arvutused näitavad, et see võib olla enamik. Mõtle sellele. Tuhandeid eksoplaneedid, mida me oleme avastanud. Paljud neist on kuumad Jupiterid. Ja iga kuum Jupiter tähendab süsteemi, kus kivised planeedid kas ei moodustunud või hävitati. See tähendab, et enamikus tähtesüsteemides, kus on gaasihiiglased, pole elutsoonides kivisplaneete, pole maad, pole kohta, kus elu saaks tekkida. Ja see võib olla vastus Fermi paradoksile. Fermi paradoks on küsimus, mille esitas füüsik Enrico Fermi aastal 1950. Kui universum on nii suur ja nii vana ja kui seal on nii palju tähti ja planeete, siis kus kõik on? Kus on tulnukad? Miks me ei ole neid kohanud? Üks võimalik vastus. Jupiter. Mitte meie Jupiter, vaid teised Jupiterid. Kuumad Jupiterid, mis hävitasid oma süsteemid enne, kui elu sai tekkida. Või Jupiterid, mis ei peatunud õigel ajal. Või Jupiterid, millel polnud Saturni, kes neid tagasi tõmbaks. Võib-olla me oleme haruldased mitte seetõttu, et elu on haruldane, vaid seetõttu, et stabiilsed päikesesüsteemid on haruldased. Ja stabiilsed päikesesüsteemid vajavad täpset tasakaalu. Gaasihiiglast, kes on piisavalt suur, et kaitsta, aga piisavalt kaugel, et mitte hävitada. Ja teist gaasihiiglast, kes hoiab esimest paigal. Me oleme siin, sest meil on Jupiter ja Saturn ja nad on õiges kohas. Ja nad jõudsid õigel ajal õigesse resonantsi. Kui üks neist tingimustest oleks olnud teistsugune, poleks meid. Aga nüüd vaatame lähemalt Jupiterile endale, sest Jupiter pole lihtsalt gaasipall, ta on maailm.
Tegelikult on mitu maailma. Jupiteril on 85 kuud. 85. Mõned neist on väikesed, ainult mõned kilomeetrid läbimõõdus, ebakorrapärased kivid, mis tiirlevad hiiglase ümber. Aga mõned on suured, väga suured. 4 suurimat, Io, Europa, Ganymed ja Callisto, on tuntud kui Galilei kuud, sest Galileo Galilei avastas nad aastal 1610. See oli esimene kord, kui keegi nägi objekte, mis tiirlevad teise planeedi ümber, mitte maa ümber. Ja see avastus muutis kõike. See tõestas, et maa pole universumi keskpunkt. See tõestas, et Copernicus oli õigus. Aga Galilei kuud on palju rohkem kui lihtsalt ajaloolised objektid. Nad on maailmad, mis võivad varjata elu. Alustame Euroopast. Euroopa on veidi väiksem kui meie kuu. Tema pind on kaetud jääga, paks, sile, valge jääkiht, mis peegeldab päikesevalgust nii eredalt, et Euroopa on üks eredamaid objekte päikesesüsteemis. Aga see jää pole staatiline. See on pragunenud, killustunud, täis jooni ja triipe, mis näevad välja nagu armid. Ja nende armide all on midagi uskumatut. Ookean. Jah, Euroopa. Väike kuu, mis tiirles 550 miljoni kilomeetri kaugusel päikesest, kus temperatuur on -180 kraadi Celsiuse järgi, on ookean. Vedelvesi, soolane ja soe, mis ulatub 10 kilomeetrite sügavusele. Kuidas see on võimalik? Vastus on Jupiter. Euroopa tiirles nii lähedal Jupiterile, et Jupiteri gravitatsioon ei ole ühtlane. Üks pool Euroopat tunneb tugevamat tõmmet kui teine pool. Ja kui Euroopa tiirles, muutub see tõmme. Mõnikord tugevam, mõnikord nõrgem, sõltuvalt Euroopa asukohast oma orbiidil. See muutuv gravitatsioon painutab Euroopat, venitab teda, pigistab teda. Ja see pidev painutamine tekitab hõõrdumist. Ja hõõrdumine tekitab soojust. Piisavalt soojust, et sulata jää. Piisavalt soojust, et hoida ookean vedelana, isegi nii kaugel päikesest. Ja kus on vedelvesi, seal võib olla elu. Me ei tea, kas Euroopa ookeanis on elu. Me ei ole seal veel käinud. Aga tingimused on õiged. Seal on vesi, seal on energia, seal on keemilised elemendid, mida elu vajab. Ja seal on aega, miljardeid aastaid, et elu saaks tekkida ja areneda. Mõtle sellele, mida see tähendab. Kui Europea ookeanis on elu, siis see elu eksisteerib tänu Jupiterile, mitte vaatamata Jupiterile, tänu Jupiterile. Jupiteri gravitatsioon on see, mis hoiab ookeani vedelana. Jupiteri gravitatsioon on see, mis loob tingimused, milles elu saab eksisteerida. Seega Jupiter pole ainult maa kaitsja. Ta võib olla ka Europea elu looja. Aga siin on paradoks. Sama gravitatsioon, mis loob elu, võib seda ka hävitada. Euroopa pind on kaetud kiirgusega. Jupiteri magnetväli, üks tugevamaid magnetvälju päikesesüsteemis, püüdis kinni laetud osakesi päikesetuulest ja kiirendab neid. Need osakesed pommitavad Euroopa pinda pidevalt, muutes selle üheks kõige radioaktiivsemaks kohaks päikesesüsteemis. Kui seal on elu, siis see elu peab olema sügaval. Sügaval ookeani põhjas, kaitstud jääkihi poolt, kaugel kiirgusest. Elu, mis ei näe kunagi päikesevalgust. Elu, mis toitub keemilistest reaktsioonidest, mis toimuvad ookeani põhjas, kus kuum vesi pursub välja kivide vahelt. Selline elu eksisteerib maal. Sügaval ookeanide põhjas, kus päikesevalgus ei jõua, on hüdrotermilised ventilid, kohad, kus kuum vesi pursub välja maa sisemuse. Ja nende ventilide ümber on elu. Bakterid, ussid, karbid, kõik toituvad keemilistest reaktsioonidest, mitte fotosünteesist. Kui selline elu saab eksisteerida maal, miks mitte Euroopal? Ja kui see saab eksisteerida Euroopal, siis see muudab kõike. Sest see tähendab, et elu ei vaja päikesevalgust. Elu ei vaja sooja planeeti. Elu vajab ainult vett, energiat ja aega.
Ja kui see on tõsi, siis elu võib olla palju levinum, kui me arvame. Iga gaasihiiglane, millel on kuud, võib olla potentsiaalne elukodu. Mitte gaasihiiglane ise, vaid tema kuud, mis tiirlevad piisavalt lähedal, et gravitatsioon neid soojendaks. Jupiteril on 85 kuud, Saturnul on üle 100, Uraanil on 27, Neptuunilt 14 ja igaüks neist võib olla maailm. Aga tagasi Jupiteri juurde, sest on veel üks kuu, millest me peame rääkima. Kuu, mis on täielik vastand Euroopale. Io. Io on põrgu. Kui Euroopa on jäämaailm, siis Io on tulemaa. Tema pind on kaetud väävliga, kollane, oranž, punane, nagu kunstniku palett. Ja see pind ei ole staatiline. Io on kõige vulkaaniliselt aktiivsem objekt kogu päikesesüsteemis. Üle 400 vulkaani. Mõned neist purskavas laavat kilomeetrite kõrgusele. Mõned neist on nii kuumad, et nad hõõguvad pimeduses. Io pind muutub pidevalt. Vana laava kaetakse uue laavaga, vanad kraatrid täidetakse uue materjaliga. Kui sa seisaksid Io pinnal, kui sa saaksid seal seista, ilma et sind tapaks kiirgus või kuumus või mürgised gaasid, näeksid sa maailma, mis on pidevas muutumises. Ja põhjus on sama, mis Euroopal. Jupiter. Jupiteri gravitatsioon painutab Iot veelgi rohkem kui Euroopat, sest Io on lähemal. Ja see painutamine tekitab nii palju soojust, et Io sisemus on sulanud. Kogu kuu on nagu üks suur vulkaan, mis pursub pidevalt. Aga siin on erinevus. Euroopal see soojus loob tingimused elule. Iol see soojus hävitab kõik. Io pinnal ei saa elu eksisteerida. Seal on liiga kuum, liiga mürgine, liiga ebastabiilne. Iga koht, kus elu võiks tekkida, kaetakse varsti laavaga. Seega Jupiter loob kaks täiesti vastupidist maailma. Euroopa, kus ta võib luua elu, ja Io, kus ta kindlasti hävitab selle. Ja see on veel üks nägu Jupiterist. Mitte lihtsalt kaitsja või tapja, vaid looja ja hävitaja, mõlemad samaaegselt, sõltuvalt ainult kaugusest. Aga nüüd küsime viimast küsimust. Mis saab Jupiterist tulevikus? Sest Jupiter ei ole igavene. Mitte sellisel kujul, nagu ta praegu on. Umbes 5 miljardi aasta pärast hakkab päike surema. Mitte plahvatusega, vaid aeglaselt, paisudes, muutudes punaseks hiiglaseks. Päike neelaks Merkuuri, siis Veenuse, võib-olla isegi Maa. Aga Jupiter on piisavalt kaugel, et üle elada, aga ta ei jää samaks. Kui päike paisub, muutub ta eredamaks. Palju eredamaks. Ja see tähendab rohkem soojust. Jupiteri kuud, mis praegu on külmunud, hakkavad sulama. Euroopa jää sunab täielikult. Tema ookean muutub avatuks. Ja võib-olla, lihtsalt võib-olla, kui seal on elu, siis see elu näeb esimest korda päikesevalgust. Aga see ei kesta kaua, sest päike jätkab paisumist ja lõpuks ta kaotab oma välimised kihid. Nad triivivad kosmosesse, moodustades udukoguna. Ja mis jääb järele, on valge kääbus, väike tihe kuum tuum, mis aeglaselt jahtub. Ja Jupiter? Jupiter jätkab tiirlemist, aga ta ei ole enam gaasihiiglane. Päikese paisumine on aurustanud osa tema atmosfäärist. Tema kuud on kas sulanud või külmunud uuesti ja kogu süsteem on vaikne, külm, surnud. Aga isegi siis, miljardeid aastaid tulevikus, kui päike on surnud ja Jupiter on vari sellest, mis ta kunagi oli, jätkab ta oma mõju. Tema gravitatsioon kujundab endiselt orbiite, tema mass painutab endiselt ruumi, sest gravitatsioon ei sure. Gravitatsioon on ainus jõud, mis kestab igavesti. Ja see on viimane õppetund, mida Jupiter meile õpetab. Jõud ei kao. Jõud ainult muutub. Jupiter on jõud. Ta oli jõud, kui päikesesüsteem moodustus.
Ta on jõud praegu. Ja ta jääb jõuks ka siis, kui kõik muu on kadunud. Ja meie oleme hetk. Lühike vilksatus selle jõu ajaloos. Aga me oleme vilksatus, mis mõtleb. Vilksatus, mis mõistab. Vilksatus, mis vaatab tagasi ja näeb, kuidas ta siia jõudis. Ja võib-olla see ongi piisav. Aga nüüd ma pean sulle midagi ütlema, mis võib sind üllatada. Kõik see, mida ma sulle rääkisin, kaitsja, tapja, looja, hävitaja. Kõik need rollid, mida me oleme Jupiterile omistanud, nad on kõik tõesed. Ja samaaegselt nad on kõik valed. Sest siin on tõde, mida me peame lõpuks tunnistama. Jupiter ei ole miski neist. Jupiter on lihtsalt Jupiter. Massiivne gaasipall, mis tiirles 550 miljoni kilomeetri kaugusel päikesest. Ja tema gravitatsioon mõjutab kõike enda ümber. Aga ta ei kaitse sind. Ta ei tapa sind. Ta ei loo elu ega hävita planeete. Need on meie sõnad, meie kategooriad, meie vajadus anda mõtte asjadele, mis lihtsalt on. Ja ma mõistan täiesti, miks sa võid praegu mõelda, aga oodata, kas see pole lihtsalt sõnamäng? Kas pole vahet, kas me ütleme, et Jupiter kaitseb meid või ütleme, et tema gravitatsioon juhuslikult peatab mõned asteroidid? Tulemus on ju sama. Ei, tulemus pole sama. Ja erinevus on kõik. Sest kui me ütleme, et Jupiter kaitseb meid, siis me eeldame kavatsust. Me eeldame, et universum on kuidagi meie jaoks. Et seal on mingi plaan, mingi eesmärk, mingi põhjus, miks asjad on nii, nagu nad on. Aga kui me ütleme, et Jupiteri gravitatsioon juhuslikult peatab mõned asteroidid, siis me tunnistame tõde. Universum pole meie jaoks. See pole kellegi jaoks. See lihtsalt on. Ja me oleme siin, sest juhuslikult, tänu miljardile väikesele juhusele, mis kõik pidid juhtuma täpselt õigel viisil, tingimused olid õiged. Ja see pole pessimistlik mõte, see on kõige vabastavam mõte, mida sa võid omaks võtta. Sest kui universum pole sinu jaoks, siis ta pole ka sinu vastu. Kui Jupiter pole sinu kaitsja, siis ta pole ka sinu vaenlane. Ta on lihtsalt seal. Ja sina oled siin. Ja see, mis juhtub, sõltub jõudude mängust, mida me võime mõista, aga mida me ei saa kunagi täielikult kontrollida. Aga, ja see on oluline aga, mõistmine annab meile midagi. Mitte kontrolli, aga võimaluse. Lase mul seletada. Aastal 2022, kui NASA DART-missioon tabas asteroidi Dimorphos, ei muutnud me lihtsalt ühe väikese kivi orbiiti. Me tõestasime midagi fundamentaalset. Me võime mõjutada jõudude mängu, mis kujundab päikesesüsteemi. Väga vähe, jah. Dimorphos on väike asteroid, ainult 160 meetrit läbimõõdus, ja me muutsime tema orbiiti ainult mõne minuti võrra. Aga me muutsime seda. Esimest korda 4,5 miljardi aasta jooksul muutis midagi peale gravitatsiooni ja juhuse taevakeha orbiiti. Ja see midagi olime meie. Mõtle, mis see tähendab. 4,5 miljardit aastat on planeedid tiirelnud oma orbiitidel määratuna gravitatsiooni poolt. Asteroidid on põrganud kokku määratuna liikumise seaduste poolt. Komeedid on lennanud läbi sisemise päikesesüsteemi määratuna Jupiteri gravitatsiooni poolt. Ja siis, ühel hetkel, mis on nii lühike, et seda on võimatu mõõta kosmilises ajakavas, tekkis midagi uut. Tekkis elu. Ja see elu arenes. Ja see elu muutus teadlikuks. Ja see teadlik elu hakkas mõistma jõude, mis seda kujundasid. Ja siis, ja see on kõige uskumatum osa, see teadlik elu hakkas neid jõude mõjutama. Me oleme endiselt uskumatult väikesed. Võrreldes Jupiteriga oleme me vähem kui tolmukübemed.
Jupiteri mass on 2,25 korda 10 astmes 27 kilogrammi. Kogu inimkonna mass, kõik 8 miljardit inimest, on umbes 600 miljonit tonni. See on 0,000000000000001% Jupiteri massist. Me ei saa liigutada Jupiterit, me ei saa muuta tema orbiiti, me ei saa peatada tema gravitatsiooni, aga me võime mõista seda ja mõistmine muudab kõike. Sest vaata, mis on juhtunud viimase 100 aasta jooksul. Aastal 1924 ei teadnud me, et galaktikad eksisteerivad. Me arvasime, et linnutee on kogu universum. Aastal 1955 ei teadnud me, et teiste tähtede ümber on planeete. Me arvasime, et meie päikesesüsteem võib olla ainulaadne. Aastal 1994 ei teadnud me, et komeedid võivad tabamat planeete reaalajas. Me arvasime, et päikesesüsteem on stabiilne ja muutumatu. Ja nüüd me teame. Me teame, et seal on miljardeid galaktikaid. Me teame, et seal on miljardeid planeete. Me teame, et päikesesüsteem on dünaamiline, ohtlik, pidevalt muutuv. Ja me teame, et me võime midagi selle suhtes teha. Mitte palju, aga midagi. Ja see midagi kasvab iga aastaga. Praegu me jälgime umbes 30 000 asteroidi, mis lähenevad Maale. 30 000. Iga ühe orbiit on arvutatud, iga ühe trajektoor on teada. Ja kui üks neist osutub ohtlikuks, kui arvutused näitavad, et ta võib tabamat Maad järgmise 100 aasta jooksul, me teame sellest. Kas me teame kõiki? Ei. Seal on endiselt tuhandeid asteroide, mida me pole veel avastanud. Eriti väiksemaid, 100 või 200 meetri läbimõõduga, mis on piisavalt suured, et hävitada linn, aga piisavalt väikesed, et olla raske avastada. Aga me õpime. Iga aasta me avastame rohkem. Iga aasta meie teleskoobi muutuvad paremaks. Ja iga aasta me mõistame paremini, kuidas Jupiter mõjutab nende asteroidide orbiite. Sest siin on asi. Me ei saa muuta Jupiterit, aga me võime kasutada Jupiterit. Kui me mõistame, kuidas Jupiteri gravitatsioon mõjutab asteroide, võime me arvutada, millised asteroidid on ohtlikud ja millised mitte. Võime me ennustada, millal järgmine ohtlik asteroid tuleb ja võime me planeerida, kuidas seda peatada. Mõnikord see tähendab asteroidi hävitamist, aga sagedamini see tähendab lihtsalt tema orbiidi muutmist. Väike tõuge õiges suunas õigel ajal võib muuta asteroidi trajektoori nii, et ta möödub Maast, mitte ei tabab seda. Ja siin on iroonia. Me kasutame sama printsiipi, mida Jupiter kasutab. Gravitatsioon, liikumine, jõudude mäng. Jupiter on meie õpetaja, mitte seetõttu, et ta tahab meid õpetada, vaid seetõttu, et ta näitab meile, kuidas universum töötab. Ja kui me seda mõistame, võime me seda kasutada. Aga nüüd ma pean rääkima millestki, mis on raskem tunnistada. Kõik see, mida ma sulle rääkisin, kogu see teadus, kõik need arvutused, kõik see mõistmine, see kõik põhineb eeldusel, et me mõistame, kuidas gravitatsioon töötab. Ja enamasti me mõistame. Newtoni seadused, Einsteini üldrelatiivsusteooria, need töötavad. Nad ennustavad planeetide orbiite uskumatu täpsusega, aga on asju, mida me ei mõista. Näiteks tumeaine. Me teame, et see eksisteerib, sest me näeme selle gravitatsioonilist mõju. Galaktikad pöörlevad liiga kiiresti. Galaktikaparved hoiavad koos liiga tugevalt. Seal peab olema rohkem massi, kui me näeme. Palju rohkem. Umbes 5 korda rohkem. Aga me ei tea, mis see on. Me ei tea, kust see tuleb. Me ei tea, kuidas see mõjutab planeete. Ja siis on tume energia. Midagi, mis paneb universumi paisumist kiirenema. Midagi, mis töötab vastu gravitatsioonile. Midagi, mis moodustab umbes 68% kogu universumi energiast. Ja me ei tea, mis see on. Seega siin on tõde. Me mõistame Jupiterit. Me mõistame, kuidas tema gravitatsioon töötab.
me mõistame, kuidas ta mõjutab asteroide ja komeete ja teisi planeete. Aga me ei mõista universumit. Me ei mõista, mis on enamik sellest. Me ei mõista, kuidas see kõik algas. Me ei mõista, kuidas see kõik lõpeb. Ja see pole ebaõnnestumine, see on ausus. Teadus pole süsteem, mis annab lõplikke vastuseid. Teadus on süsteem, mis esitab paremaid küsimusi. Ja iga vastus, mille me leiame, toob kaasa 10 uut küsimust. 100 aastat tagasi me küsisime, kas teiste tähtede ümber on planeete? Nüüd me teame, jah. Aga nüüd me küsime, kui paljudel neist planeetidest on elu? Ja me ei tea. 50 aastat tagasi me küsisime, kas Jupiteri kuudel on ookeanid? Nüüd me teame, jah, vähemalt Euroopal. Aga nüüd me küsime, kas neis ookeanides on elu? Ja me ei tea. 10 aastat tagasi me küsisime, kas me saame muuta asteroidi orbiiti? Nüüd me teame, jah. Aga nüüd me küsime, kas me saame peatada suure asteroidi, mis on kokkupõrkekursil Maaga? Ja me ei tea. Iga vastus avab ukse ja iga ukse taga on koridor, mis on täis uusi uksi. Ja see on ilus, sest see tähendab, et me ei ole kunagi valmis. Me ei jõua kunagi punkti, kus me võime öelda, nüüd me teame kõike. Me jätkame õppimist, me jätkame avastamist, me jätkame küsimist. Ja Jupiter? Jupiter jätkab tiirlemist, ükskõikne meie küsimuste suhtes, ükskõikne meie vastuste suhtes. Lihtsalt seal, massiivne ja igavene, jõud, mis kujundab päikesesüsteemi. Aga nüüd, esimest korda 4,5 miljardi aasta jooksul on seal keegi, kes vaatab Jupiterile ja mõistab, mida ta näeb. Keegi, kes suudab arvutada Jupiteri massi, mõõta tema gravitatsiooni, ennustada tema mõju. Ja see keegi oled sina ja maa. Ja iga inimene, kes on kunagi vaadanud taevasse ja küsinud, miks? Me oleme universum, mis on muutunud teadlikuks iseendast. Me oleme viis, kuidas universum mõistab iseennast. Ja see on kõige uskumatum asi, mis on kunagi juhtunud. Mitte seetõttu, et me oleme eriiilised. Mitte seetõttu, et me oleme keskpunkt, vaid seetõttu, et me oleme osa millestki nii suurest, nii vanast, nii keerulisest, et see ületab meie mõistuse piire. Ja ometi me üritame seda mõista. Ja mõnikord me õnnestume. Mõnikord me vaatame Jupiterile ja näeme mitte lihtsalt eredat punkti taevas. Me näeme gaasihiiglast, mis moodustus 4,5 miljardit aastat tagasi tolmu ja gaasipilve. Me näeme jõudu, mis kujundas päikesesüsteemi, hävitas ühe planeedi, päästis teise, lõi tingimused, milles elu sai tekkida. Me näeme oma minevikku. Me näeme oma tulevikku. Me näeme põhjust, miks me oleme siin. Ja me näeme ka seda, et see põhjus pole eesmärk. See on lihtsalt jada sündmusi, mis viis meieni. Ja see jada võis minna teistmoodi. Ja siis meid poleks. Aga me oleme siin. Ja see on piisav. Sest iga hetk, kui sa hingad, iga hetk, kui sa mõtled, iga hetk, kui sa vaatad taevasse ja imestada, see on hetk, mis ei peaks eksisteerima. See on hetk, mis on nii ebatõenäoline, nii võimatu, nii sõltuv miljardist väikesest juhusest, et see peaks olema võimatu. Aga see pole võimatu. See on reaalne. Sina oled reaalne. Ja Jupiter? Jupiter on seal, 550 miljoni kilomeetri kaugusel. Tiirles oma orbiidil, nagu ta on teinud miljardeid aastaid, ja nagu ta jätkab tegemist miljardeid aastaid pärast seda, kui sina ja maa ja kogu inimkond on kadunud. Aga sel hetkel, praegu, on seal keegi, kes vaatab Jupiterile ja mõistab. Ja see muudab kõike. Mitte Jupiteri jaoks, vaid meie jaoks. Sest me ei ole enam lihtsalt objektid, mida jõud mõjutavad. Me oleme muutunud subjektideks, kes mõistavad neid jõude. Ja see mõistmine
see väike, habras, ebatõenäoline mõistmine on kõige väärtuslikum asi, mis universumis eksisteerib. Mitte seetõttu, et universum seda väärtustab, vaid seetõttu, et meie seda väärtustame. Ja lõpuks see on ainus väärtus, mis loeb. Jupiter on jõud, aga sina oled mõistmine. Ja kui jõud ja mõistmine kohtuvad, juhtub midagi uskumatut. Universum hakkab mõistma iseennast. Ja see hetk, see lühike, habras, ebatõenäoline hetk on põhjus, miks kõik see oli väärt. Kõik need miljardid aastad, kõik need kokkupõrked, kõik see kaos, kõik see juhus. See kõik viis siia, sinu juurde, praegu. Ja sina vaatad Jupiterile ja mõistad. Ja see on piisav. Aga nüüd ma pean küsima sulle midagi, mis võib tunduda veider pärast kõike, mida me oleme läbinud. Kas me tegelikult mõistame Jupiterit? Ma tean, me just veetisime terve aja rääkides sellest, kuidas me mõistame tema gravitatsiooni, kuidas me arvutame tema mõju, kuidas me ennustame tema käitumist. Ja see kõik on tõsi. Aga siin on asi. Iga kord, kui me arvame, et me mõistame, avastame midagi, mis muudab kõike. Aastal 2016 jõudis NASA Juno missioon Jupiteri juurde. Kosmoselaev, mis oli lendanud 5 aastat läbi päikesesüsteemi, hakkas tiirlemist ümber Jupiteri, lähemal kui ükski teine aparaat varem. Ja see, mida Juno avastas, oli ootamatu. Jupiteri magnetväli pole selline, nagu me arvasime. See pole lihtne, sümmeetriline, korrapärane. See on kaootiline, moonutatud, täis anomaaliaid, mida me ei oska seletada. Üks piirkond, mida teadlased nimetavad suureks siniseks laiguks, on koht, kus magnetväli on vastupidises suunas. Lihtsalt vastupidi, ilma selge põhjuseta. Ja Jupiteri sisemus? Me arvasime, et me mõistame seda. Gaas muutub aeglaselt tihedamaks, kui lähened keskele. Lõpuks gaas muutub metalliliseks vedelikuks, vesinik, mis on nii suure rõhu all, et ta käitub nagu metall. Ja siis võib-olla on seal tuum, kivi ja jää, mitu korda massiivsem kui maa. Aga Juno mõõtmised näitavad midagi kummalisemat. Jupiteri tuum pole selge, kompaktne objekt. See on hägune, hajutatud, nagu keegi oleks võtnud planeedi südame ja seganud selle ümbritseva materjaliga. Ja me ei tea miks. Üks teooria ütleb, Jupiter põrkas kokku teise planeediga ammu, väga ammu, kui päikesesüsteem oli noor. Teine planeet, võib-olla 10 korda massiivsem kui maa, sukeldus Jupiterisse. Ja see kokkupõrge ei hävitanud Jupiterit, aga see lõhkus tema tuuma, hajutas selle läbi kogu planeedi. Kas see on tõsi? Me ei tea. See on hüpotees. Üks võimalik seletus paljude hulgast. Ja see toob meid tagasi fundamentaalse tõe juurde. Me ei tea. Me ei tea, kuidas Jupiter täpselt moodustus. Me ei tea, kas tal on tuum või mitte. Me ei tea, miks tema magnetväli on nii kaootiline. Me ei tea, kas ta põrkas kokku teise planeediga. Ja kui me ei tea neid asju Jupiteri kohta, planeedi kohta, mis on meie oma päikesesüsteemis, planeedi kohta, mida me oleme uurinud sajandeid, planeedi kohta, kuhu me oleme saatnud kosmoselaevad, siis mida me tegelikult teame? Me teame vähem, kui me arvame, palju vähem. Ja see pole ebaõnnestumine, see on algus. Sest vaata, mis juhtub, kui me tunnistame, et me ei tea. Me hakkame küsima paremaid küsimusi. Me hakkame otsima sügavamaid vastuseid. Me hakkame mõistma, et universum on keerulisem, imelikum, rikkalikum, kui me kunagi kujutasime. Võta Euroopa. Me arvasime, et me mõistame teda. Külmunud kuu, jääkiht, ookean all. Lihtne. Aga siis Hubble'i kosmoseteleskoop avastas midagi. Veepritsmeid. Pursked vett, mis paiskuvad Euroopa pinnalt 100 kilomeetri kõrgusele. Mitte kogu aeg, mitte regulaarselt, aga mõnikord. Ja see muudab kõike. Sest kui seal on veepritsmeid, siis me ei pea puurima läbi kilomeetrite jääd, et jõuda ookeanini.
me võime lihtsalt lennata läbi pritsme ja koguda proove. Me võime otsida elu ilma, et me peaks maanduma. Aga siin on küsimus, kust need pritsmed tulevad? Kas need on ookeanist? Kas nad on jääkihi seest? Kas nad sisaldavad elumärke? Me ei tea. Me saadame missiooni Euroopa Clipper, mis stardib aastal 2024, et välja selgitada. Aga praegu me lihtsalt ei tea. Ja Io? Me arvasime, et me mõistame teda. Vulkaaniline põrgu, sulanud sisemus, pidev purse. Lihtne. Aga siis me avastasime, et Io vulkaanid pole kõik ühesugused. Mõned neist purskavas väävlit, teised purskavas silikaatvat laavat, sama materjali, millest on tehtud maavulkaanid. Ja mõned, kõige imelikumad, purskavas midagi, mida me ei oska identifitseerida. Midagi, mis on nii kuum, et see hõõgub ultraviolettvalguses. Mis see on? Me ei tea. Ja Ganymed, Jupiteri suurim kuu, suurem kui Merkuur, tal on magnetväli. Ainus kuu kogu päikesesüsteemis, millel on oma magnetväli. Miks? Me ei tea. Ja Callisto, vanim, kõige rohkem kraatritega kaetud pind päikesesüsteemis. Tal võib olla ka ookean. Sügaval all, kaitstud kilomeetrite jää ja kivi poolt. Aga kui seal on ookean, siis kuidas ta on püsinud vedelana nii kaua? Callisto on kaugel Jupiterist. Tema sisemus ei peaks olema piisavalt soe. Aga ometi, võib-olla on. Me ei tea. Ja see on ainult Jupiteri kuud. Ainult need, mida me oleme uurinud. Seel on veel 81 kuud, mida me peaaegu ei tunne. Väikesed, ebakorrapärased, imelikud. Mõned neist tiirlevad vales suunas, vastupidises suunas võrreldes Jupiteri pöörlemisega. Miks? Kust nad tulid? Kas nad on Jupiteri enda materjalist või kas Jupiter püüdis nad kinni? Me ei tea. Ja siis on küsimus, mis on suurem kui Jupiter ise? Kui palju Jupitereid on seal väljas? Me oleme avastanud tuhandeid eksoplaneedid. Paljud neist on gaasihiiglased, aga igaüks neist on erinev. Mõned on kuumad Jupiterid, mis tiirlevad uskumatult lähedal oma tähtele. Teised on külmad Jupiterid, nagu meie oma. Ja mõned on midagi vahepealset. Planeedid, mis ei sobi ühessegi kategooriasse. Ja igaüks neist kujundab oma süsteemi erinevalt. Mõned neist kaitsevad kivisplaneete, teised hävitavad neid. Mõned loovad tingimused elule, teised muudavad elu võimatuks. Ja me ei tea, milline on tavaline. Me ei tea, kas meie Jupiter on tüüpiline või erandlik. Me ei tea, kas stabiilsed päikesesüsteemid, nagu meie oma, on tavalised või haruldased. Me lihtsalt ei tea. Aga siin on asi. See me ei tea pole lõpp-punkt, see on lähtepunkt. Sest iga kord, kui me ütleme me ei tea, me tegelikult ütleme, siin on midagi, mida me võime õppida. Iga kord, kui me avastame midagi ootamatut, me tegelikult avastame, et universum on rikkam, kui me arvasime. Ja see on põhjus, miks me jätkame. Miks me ehitame teleskoope, miks me saadame kosmoselaevad. Miks me küsime küsimusi, millele me ei tea vastuseid. Mitte seetõttu, et me tahame kõike teada, vaid seetõttu, et me tahame rohkem teada kui eile. Ja nüüd, pärast kogu seda teekonda läbi Jupiteri loo, pärast kõike, mida me oleme õppinud tema kohta, tema massi, tema gravitatsiooni, tema mõju, tema kuud, tema saladused, on aeg tagasi pöörduda. Tagasi sinna, kust me alustasime. Mäleta, kuidas me alustasime. Sina, kes liigud läbi ruumi üle 100 000 kilomeetri tunnis. Sina, keda hoiab elus hiiglaslik gaasipall 550 miljoni kilomeetri kaugusel. Aga nüüd, pärast kõike, mida me oleme läbinud, sa mõistad midagi, mida sa ei mõistnud siis. See hiiglane ei hoia sind elus, sest ta hoolib sinust. Ta hoiab sind elus, sest tema olemasolu lõi tingimused, milles sina said tekkida. Ja need tingimused pole stabiilsed. Nad pole garanteeritud. Nad on habras tasakaal jõudude vahel, mis võib igal hetkel muutuda. Aga praegu,
Sel hetkel praegu see tasakaal püsib ja sina oled siin. Ja Jupiter jätkab tiirlemist. Massiivne, ükskõikne, igavene. Jõud, mis ei tea, et sina eksisteerid. Jõud, mis ei hooli, kas sina eksisteerid. Aga sina tead, et ta eksisteerib. Ja sina mõistad, mida see tähendab. Ja see väike, habras, ebatõenäoline mõistmine on kõige imelisem asi, mis on kunagi juhtunud. Mitte Jupiteri jaoks, vaid universumi jaoks. Sest esimest korda 4,5 miljardi aasta jooksul on seal keegi, kes vaatab Jupiterile ja näeb mitte lihtsalt planeeti. Keegi, kes näeb lugu. Keegi, kes näeb põhjust. Keegi, kes näeb ilu. Ja see keegi oled sina. Mitte seetõttu, et sina oled eriline, vaid seetõttu, et sina oled osa millestki, mis on eriline. Elu, mis on muutunud teadlikuks. Elu, mis suudab vaadata tagasi oma päritolule ja mõista, kuidas ta siia jõudis. Ja kui sa vaatad järgmine kord öötaevasse ja näed seda eredat punkti, mis on Jupiter, mõtle sellele. See punkt on põhjus, miks sa oled siin. Aga mitte sellepärast, et ta sind kaitseb, vaid sellepärast, et tema olemasolu, tema mass, tema gravitatsioon, tema asukoht, tema ajalugu lõi ahela sündmusi, mis viis sinuni. Ja see ahel võis katkeda 1000 erineval viisil. Kui Jupiter oleks olnud veidi suurem või veidi väiksem, kui ta oleks moodustunud veidi lähemal või veidi kaugemal, kui ta oleks jätkanud oma liikumist sissepoole, kui Saturni poleks olnud, et teda tagasi tõmmata, kui hiline raske pommitamine oleks kestnud liiga kaua või liiga lühikest aega, kui Euroopa ookean oleks külmunud, kui Marss oleks olnud piisavalt suur, et üle elada, 1000 kui, miljon kui, miljard kui, ja igaüks neist pidi minema täpselt õigesti, et sina saaksid olla siin, praegu, lugemas neid sõnu. Ja see pole saatus, see pole plaan, see pole eesmärk, see on lihtsalt juhus. Uskumatu, ebatõenäoline, ilus juhus. Aga see juhus lõi midagi, mis pole juhuslik. Sind. Mõtlev, tundev, küsiv, imestav sina. Ja nüüd, kui sa seda mõistad, on sul valik. Sa võid vaadata Jupiterile ja näha ükskõikset jõudu. Planeeti, mis ei hooli sinust, mis ei kaitse sind, mis võib sind ühel päeval tappa. Või sa võid vaadata Jupiterile ja näha osa loost, mis viis sinuni. Osa võrrandist, mis tegi sinu eksistentsi võimalikuks. Osa universumist, mis muutus teadlikuks iseendast. Mõlemad vaated on tõesed, aga ainult üks neist on ilus. Ja ilu pole objektiivne omadus. Ilu on valik. Valik näha mustrit kaoses. Valik näha tähendust juhuses. Valik näha imet tavapärases. Jupiter on tavaline. Lihtsalt gaasipall, mis tiirles ümber tähe. 1 miljardite hulgast. Aga sina oled siin, vaatamas teda, mõistmas teda, imestamas teda. Ja see muudab kõike. Mitte Jupiteri jaoks, vaid sinu jaoks. Sest lõpuks pole küsimus selles, kas Jupiter on kaitsja või tapja. Küsimus on selles, kes sina oled. Kas sina oled ohver, objekt, mida jõud mõjutavad, ilma et sul oleks mingit kontrolli? Või kas sina oled tunnistaja, subjekt, kes mõistab neid jõude, kes näeb nende ilu, kes leiab tähenduse nende mängus? Ja vastus on, sina oled mõlemad. Ja kumbki. Ja rohkem. Sina oled osa universumist, mis vaatab iseennast. Sina oled viis, kuidas aatomid, mis moodustusid tähtede südametes miljardeid aastaid tagasi, on kogunenud kokku ja muutunud teadlikuks. Sina oled hetk, lühike, habras, ebatõenäoline hetk, kui universum ärkab ja küsib, mis ma olen? Ja Jupiter? Jupiter on osa vastusest, mitte kogu vastus, aga osa. Sest ilma Jupiterita poleks sind.
aga ilma sinuta poleks kedagi, kes küsiks. Ja küsimus on sama oluline kui vastus, võib-olla isegi olulisem, sest vastused muutuvad. Iga uus avastus muudab seda, mida me teame. Iga uus teleskoop näitab meile midagi, mida me ei oodanud. Iga uus missioon toob kaasa uusi küsimusi. Aga küsimus ise, see põhiline, inimlik, ilus küsimus, miks, see jääb. Ja nii kaua, kui see küsimus jääb, jääb ka lootus. Lootus, et me mõistame rohkem. Lootus, et me avastame rohkem. Lootus, et me muutume millekski enamat kui lihtsalt juhuslikud kogunemised aatomeid. Lootus, et me muutume millekski, mis väärib seda ebatõenäolist teekonda, mis viis meieni. Ja võib-olla, lihtsalt võib-olla, see on piisav. Mitte Jupiterile, mitte universumile, aga meile. Sest me oleme siin, praegu, sel hetkel. Ja me vaatame taevasse ja näeme Jupiterit. Ja me mõistame. Ja see on ilus. Ja see on piisav. Praegu, sel hetkel, kui sa seda kuulad, tiirled sa läbi ruumi kiirusega üle 100 000 kilomeetri tunnis. Ja 550 miljoni kilomeetri kaugusel tiirles hiiglane, kes ei tea, et sina eksisteerid. Aga sina tead, et tema eksisteerib. Ja see muudab kõike.